No siis teeme piiblid lahti ja vaatame teist Moosese raamatut. Teine Moosese raamat maailmast välja kutsutud. Maailmast välja kutsutud. Et siis tuletame endale meelde, et selle raamatu on nagu jagatud kahte osa. Esimene on see, et nad saavad Egiptusest nagu välja ja vabaks. Ja siis teine on see, et nad on Siinai mäe juures ja Jumal kutsub neid enda rahvaks saama ja teeb nendega lepingut või sõlmib lepingut nendega. Ja see on kõik pannud kirja Moosese poolt, et tuletada meelde, et Jumal on selline püha ja vägev Jumal, enne kui nad lähevad tõotatud maale. Siis täna oleme teises peatükis. Võitle õiglaselt. Võitle õiglaselt. Ilmselt korvpallimängus on mõned reeglid. Aga ma alguses ei teadnud seda. Ma teadsin ainult, et sa tahad, et pall läheks nagu korvi sisse. Seda ma teadsin. Ja kui ma olin umbes 12-13, siis ma esimest korda elus mängisin nagu päris korvpallimängu. Ja see toimus koolis nagu kehalise kasvatuse tunnis. Ja siis teiste poistega mängisime seda korvpalli. Ja kui ma lõpuks sain endale palli ja ma teadsin, et pall peab nagu korvisse minema, siis ma võtsin selle pallist kinni, ma võtsin mingi 5-6 sammu ja siis ma viskasin korvi poole, läks täiesti mööda, siis ma jooksin ja ma püüdsin kinni teiselt poolt korvi, viskasin jälle üles. Aga siis ühe hetke ma sain aru, et kõik vaatavad mind. Ma vaatasin ümber, et kõik jäid seisma ja lihtsalt vaatasid mind, kuidas ma püüdsin kinni ja viskasid üles jälle ja jooksin ümber ja palliga. Ja isegi meie kehalise õpetaja, ta nagu vaatas mind nagu poole naeratusega, ja siis ütles, et ei tohi niimoodi mängida korvpallis. Seda ei tohi teha. No ma ei saanud aru, et sa pead nagu põrgutama kogu aeg ja ei tohi nagu joosta, kui sul on pall käes näiteks. Kõike seda ma ei teadnud. Aga siis tehti mulle selgeks need mängureeglid ja siis ma sain nagu reeglite järgi edasi mängida ja õppisin neid. Ma tean, et praegu Andrew käib korvpallitrennis, õpib mängureeglid ka selgeks. Sest kui sa võitled või võistled, siis sa pead nagu õiglaselt seda tegema. Mitte niisama, mitte oma reeglitega, nagu mina tegin. Kuidas me siis saame Jumala rahvana nagu õiglaselt võidelda? Oli juba täna hommikul üks laul sellest, et justkui sõdime ja tõstame lippu kõrgele, sest oleme nagu Jumala armee. Aga kuidas me õiglaselt seda teeme? No esiteks, nagu ma juba ütlesin, et mängi reeglite järgi. Mängi reeglite järgi. Loeme siis sellest, mida Mooses tegi, kui ta suureks sai. Teises Moosese raamatus, teises peatükis ja Salme 11. Ja see sündis neil päeval, kui Mooses oli suureks kasvanud ja ta läks välja oma suguvendade juurde ja nägi nende teoorjust. Ja ta nägi ühte Egiptuse meest peksvat Hebrea meest tema suguvendade hulgast.
Ja kui ta vaatas sinna ja tänna ja nägi, et seal kedagi ei olnud, siis ta lõi egiptlase maha ja mattis liivasse. Kui ta teisel päeval läks välja vaata, siis taplesid 2 Hebra meest ja ta ütles õelale, miks sa peksad oma ligimest? Aga see vastas, kes on pannud sind meile ülemaks ja kohtumõistjaks? Kas mõtled tappa ka mind, nagu sa tapsid egiptlase? Siis Mooses kartis ja mõtles, asi on tõesti ilmsiks tulnud. Kui Vaaro kuulis sellest loost ja ta püüdis Moosest tappa, aga Mooses põgenes Vaaro eest ja asus Midjani maale, kord istus ta seal ühe kaevu ääres. Mooses ei mänginud Jumala reeglite järgi. Mooses, nagu me teame, et ta väikese beebina ta sai Vaaro tütre lapseks. Ja teda kasvatati seal Paleeses ja Vaaro perekonnas. Ja lõpuks ta sai suureks. Ja kuidagi ta sai aru, et tegelikult ma ei ole päris egiptlane, et mina olen heebrealane ja need heebrealased on tegelikult, nemad on minu rahvas. Piibel ei ütle, kuidas ta sai seda teada. Võib-olla kohe algusest peale nad ütlesid, et jah, sa oled tegelikult heebrea poiss. Võib-olla alles hiljem, et see oli saladus ja alles hiljem kuidagi ta sai teada. Aga kuidagi ta sai teada ja siis ta läks neid vaatama, nägi, et nemad on orjad ja nende elu on väga raske. Ja siis ärritus midagi tema sees, mis ütles kõva häälega, et see ei ole õige. See on väga vale. Mooses, sa pead midagi tegema. Ja ta tegi midagi. Et ta nägi, et üks egiptlane peksis hebra meest ja siis ta vaatas, kas keegi vaatab praegu. Ei vaata keegi, vähemalt arvas. Ja siis ta tappis selle egiptlase ja peitis ta ära liivasse. Kas see oli Jumala plaan? Ilmselt mitte. Ilmselt mitte. Ta tegi nagu õiget asja, aga väga valesti. Et jah, ta juba sai aru, et mina olen nagu erilises kohas, kus ma saan midagi teha. Mina olen Egiptuse vürst. Et ma tunnen Vaarot ja minu ema on ka keegi suur selles kuningriigis ja Mooses sai aru, et mina võin midagi teha. Isegi ma peaksin midagi tegema. Aga ta tegi väga valesti. Väga valesti. Ja see on nüüd õige, et tema rahvas olid orjad. Aga kas see oli Jumala plaan, et ta tapaks egiptlast? Tundus, et umbes, et Moosese plaan sel hetkel, ma ei tea, kas ta kaua nagu mõtles välja. Aga umbes selline plaan, et tema tapab ühe ära ja siis rahvas saab aru, et tõuseme üles ja tapame oma isandaid ja siis saame vabaks. Aga see ei olnud Jumala plaan. Jumalal oli hoopis teisugune plaan, kus ta näitab kogu maailmale, kui vägev ta on. Aga Moosese plaan ei sobinud üldse. Ta tegi nagu õiget asja, aga täiesti valesti. Tähendab, et kui meie võitleme siin maailmas, siis meie peame Jumala reeglitest kinni, Jumala käskudest kinni. Näiteks, me ei tohi valetada, me ei tohi petta. Me vaatame ümber ja me näeme, et maailm valetab, maailm petab
ja miks meie ei saa seda teha? Miks meie peame nagu lepingust kinni pidama, täpselt nii nagu kirjas on, nagu kokku lepitud oli? Sest meie mängime reeglite järgi, sellepärast. No umbes nädal tagasi ja kui meil oli see filmiõhtu, siis tuli üks isa. Me olime tema tütart kutsunud siia filmiõhtule koos teiste noortega. Aga tema tuli ja ütles, et ei tohi sellest asja teha, ei tohi nagu noori kutsuda kuhugi filmiõhtule. Aga nagu õnneks olime selgeks teinud kõikidele lastele, et küsi vanemate käest. Et küsi luba vanemate käest, kas tohite siia meie filmiõhtule tulla. Ja me tahame, et sinu vanemad teavad, kus sa oled ja kellega sa oled. No sellepärast, et me tahame nagu Jumala reeglite järgi nagu mängida, võidelda. Me ei tohi neid reeglid ära rikkuda. Me tahame, et me oleksime ausad inimesed, et kogu Peetri Järvekülad, kogu see kogukond, et nad teaksid, et me oleme Jumala kartlikud inimesed. Et nad saaksid meid usaldada oma lastega. Et me ei hakka nagu petta või valetada või kutsume lapsi kuhugi ja see on saladus ja ära ütle vanematele, muidu nad ei luba. Ei, me tahame, et meid usaldaks sind siin selles kohas. Üks kogudus Ameerikas, mingi 10 aastat tagasi, nemad said kuulsaks selle eest, et nad tegid erinevates linnades suurt meeleavaldust ja põletasid ära ühe Koraani, nagu moslemite Koraani. Ja kord Floridas, kord mingi teises osariigis suures linnas. Et nad said selle eest kuulsaks. Ja siis inimesed küsisid, miks te teete sellist asja? Nad ütlesid, moslemid, aga tapavad meid ja põletavad ära piiblid ja keegi ei tee midagi. Nüüd meie põletame nende Koraani. Kuidas tunne on siis moslemid? Nemad mõtlesid valesti, et kui maailm teeb seda, kui meie vaenlased käituvad niimoodi, siis meie saame ka. Ei, me ei mängi nende reeglite järgi. Me mängime nagu Jumala käskude järgi. Mõned kristlased võib-olla on väga pahased, vihased, et üks noor mees, kellel oli nagu mingi trans poisisõber ja lasi maha Charles Kirki. Võib-olla isegi praegu mõni kristlane kuskil mõtleb, et ma olen nii vihane, siis ma tapan mingi trans inimese maha, lasen maha, sest nemad on tapnud meid ja nüüd meie hakkame neid tapma. Ei. See ei ole Jumala plaan. Jumal ei soovi seda meie jaoks. Meie ei mängi nende reeglite järgi, meie mängime nagu Jumala reeglite järgi. Aga Mooses sai algusest, ta sai sellest valesti aru ja selle pärast ei tulnud mingit päästmist. See ei tulnud. Hoopis Mooses põgenes oma elu eest Egiptusest välja. Ta tahtis olla päästja, et ei, see kõik kukkus läbi. Me mängime reeglite järgi ja me hakkame mängima ka. Tähendab, et nüüd on Mooses nagu mängust väljas. Ta on kuskil kõrbes. Ta ei ole isegi Egiptuses enam.
on vaja, et ta hakkaks jälle nagu mängima, hakkaks jälle võitlema Jumala ees ja õigluse eest. Loeme siis järgmised salmi 16-22. Salm 16. Midjani preestril oli 7 tütart. Need tulid ja ammutasid vett ning täitsid künad, et joota oma isa lambaid ja kitsi. Aga karjased tulid ja tõrjusid nad eemale. Siis Mooses tõusis ja aitas neid ning jootis nende loomi. Ja Jumala sõna just ütles, et kord istus seal ühe kaevu ääres. Mida ta nägi? Ta nägi, et seitse nagu tüdrukut, naist, nemad tulid oma karjadega, aga teised karjased ajasid nad eemale, selle kaevu juurest eemale. Aga siis Mooses oli seal. Jälle ta mõtles, et jälle midagi ärritus tema sees, et see ei ole õige. Ma pean midagi tegema. Aga seekord ta võitles nagu reeglite järgi. Ta ajas neid pahad, kurjad karjased ära. Aga siin ei ole kirjas, et ta tappis kedagi selle pärast. Lihtsalt ta aitas neid ja kui Jumala sõnas on sõna, et aitas, no algkeeles on see täpselt sama kui päästis. Et tema oli siis päästja, tõusis üles ja päästis neid. Huvitav, kui sa mõtled, et kuidas Mooses nagu suutis seda teha, kui palju neid karjaseid olid, me ei tea. Aga me teame, et Mooses oli Egiptuse vürst. Et tema oli nagu matemaatikat õppinud ja kogu teadus, mis sel ajal oli teada, ta oli juba õppinud, ta oskas kirjutada ja ta teadis, kuidas käituda. Ja Egiptuse võrstina ta kindlasti oli sõda õppinud ka. Ja kuidas võitle, kuidas erinevaid relvi kasutada. Ja ma ei tea, mis tal käes oli, võib-olla mingi kepp ainult, ma ei tea. Võib-olla tal oli mõõk. Aga ta tõusis üles ja ta päästis need tüdrukud karjaste käest, et nemad said joota oma lambaid ja kitsi. Ja siis, kui loeme edasi, Salm 18. Kui nad tulid oma isa Reueli juurde, küsis see, kuidas te täna jõudsite nii kiiresti? Nad vastasid, keegi Egiptuse mees päästis meid karjaste käest. Ta ammutas meile ka vett ning jootis lambaid ja kitsi. No, nad isegi ei teadnud, kes ta on. Mõtles, et ta on egiptlane. Vist nägi välja nagu egiptlane praegu ka. Salm 20. Siis ta ütles oma tütardele, kus ta on? Miks jätti see mehe sinna? Kutsuge ta leiba võtma. Ja Mooses otsutas jääda selle mehe juurde. See andis oma tütre Sippora Moosesele. Ja temale sündis poeg ja ta pani sellele nimeks Gersom, sest ta ütles, ma olen võõral maal. No, kui Mooses tegi õigesti, siis ta sai ka Jumala õnnistuse endale. Kedagi ei tapnud, lihtsalt aitas, nagu päästis neid tüdrukuid. Ja mis siis juhtus? Ta sai endale sõbrad ja see preester isegi andis talle oma tütre talle naiseks. Ja talle sündis poeg, Gersom. Et ta sai endale perega, naise ja pere ja kõik olemas seal võõral maal. Sellepärast, et ta hakkas nagu õigesti tegema. Siis ta sai õnnistust. Et
et jah, me peame reeglite järgi mängima, aga see ei tähenda, et me ei mängi, sest me ei oska nii hästi. Hakka siis mängima. Õpi, kuidas oma andi õigesti kasutada. Seda õppis lõpuks Mooses. Jah, ta oli tugev mees, nagu tappis egiptlase ja ajas neid karjasid ära. Ilmselt ta oli nagu päris tugev ja osav mees. Lõpuks ta sai aru, kuidas oma andi kasutada õigesti Jumala teenistuses. Nagu ma ütlesin, Andrew õpib siis korvpalli reegleid praegu, kuidas õigesti mängida. Ja siis teine poiss Ryland, mida tema õpib praegu? Õpib, kuidas õigesti autot juhtida. Täna hommikul ta pani auto parkima, aga natuke viltu ja siis pidime nagu mõned korrad nagu edasi-tagasi sõitma, et õiget pidi parkida. Aga ta õpib, sest ei tohi lihtsalt sõita niisama, nagu sa tahad. Ei tohi, et ma tean, kus on gaas, ma tean, kus on pidur ja kuidas roolida, ma olen valmis. Eesti valitsus tahab, et noor mees läheks autokoolile, et nagu õpiks palju tunde seal roolis õpetajaga, kes on kõrval. Ja kui ta praegu siis sõidab, siis mina pean ennast registreerima juhendajana ja ma pean kindlasti olema ta kõrval ja siis need kulased kolmnurgad ees ja taga seal auto peal. Kõik peab nagu õigesti olema. Ja siis, kui on nagu peatuse märk, siis ta peatub ja kui valgusfooris põleb nagu punas, siis ta peatub. Kui põleb rohelist, siis ta võib sõita edasi ja annab teed ja vaatab need kes, lapsed, kes on elektritõuksiga nagu Andrew ja läheb kiiresti edasi-tagasi teede peal. Kõik peab nagu õigesti tegema. Ei saa niisama autot juhtida. Aga meil on igaühel, meil on annid. Meil on nagu kaasasündinud annid. Meil on vaimu annid. Ühesõnaga, Jumal on andnud sulle oskuseid. Ta on andnud sulle talente, mida sa oskad teha väga hästi. Ja sind on vaja. Kui sa oled mängust väljas, nagu Mooses põgenes Egiptusest välja, ja lihtsalt istud seal kaevu juures, aga ei tee midagi. Meil on sind vaja. Meil on sind vaja, et sa tõuseks ja aitaks ja teeniks isandat siin koguduses. Sa mõtled, et ma vaatan ümber, kes siin koguduses käivad, et mida mina võin anda juurde? Ma ei oska. Mõtled, et ma olen liiga noor või ma ei ole koguduses kaua aega käinud ja ma ei tule sellisest perekonnast. Aga need on kõik vabandused. Tegelikult Jumal tahab, et sa teeniks. Et sa hakkaks midagi tegema. Et sa küsiks nagu teiste käest, et mida ma võin siin teha? Või äkki sul on mingi mõte, et miks me seda ei tee? Siis räägime sellest. Võib-olla hakkame siis seda tegema kogudusena. Ole siis olemas, sest sind on vaja, otsi võimalust kedagi õnnistada meie koguduses ja kuidas isandat teenida. Ole siis mängus. Võitleme õiglaselt. Me peame reeglite järgi mängima. Ja kui me võitleme, kui me
teeme asju Jeesuse nimel ja meie koguduse nimel, siis teeme ausalt, teeme õigesti, et täidame ära kõik kohustused ja lepingu tingimused näiteks ja vaatame Jumala seadust, et me selle ära ei rikuks. Aga ka peaasi on see, et me oleme siis selles mängus. Mitte, et me põgeneme ära või mõtleme, et see on liiga raske või ma ei soovi, ei viitsi. Ei, hakkame mängima, õpime reeglid selgeks ja teenime Isandat koos.